tulla laadima praegu, et vaatame, kuidas me siia pääseme. Näen, et siin üks auto juba laadimisel seisab, ootab, et meie laadimiskoht on täpselt selle auto kõrval, et paremat kätt on suhteliselt vähe ruumi sirgeks tõmmata. Ala on küllaltki piiratud. Mõtlen seda, et kuna selle paremale poole on seda ruumi küllaltki vähe, et ma teen selle manöövri võimalikult vasakpoolsest servast. Arvestan sellega, et jätan selle auto ja enda auto vahele siuke meeter vahet või natukene rohkem isegi. Kui ma hakkan tegema parem pööret paremale, et taagise tagumine nurk ei pööraks siis või ei keeraks vastu teist autot, mis siin vasakut kätt siis pargib. Aga läksime. Proovin võimalikult järsku paremale välja pöörata, sinna paremale poole. Kuidas ma tean, kus koha pealt õieti nagu keerata? Arvan, et vaatan veosilla tagumise ratta järgi, et see jääb siia minu laadimiskoha keskele enam-vähem. Arvan, et nüüd on õige ette hakata pöörama. Keeran rooli kiiresti täiesti paremale välja ära ja liigun aeglaselt, rahulikult liigume paremale. Meil on eesmärk see, et saada käru tagumine ots võimalikult täpselt selle parkimiskoha ette ja enne siis seda seina, kus ma pean tegema vasakpöörde, pööran rooli täiesti vasakule ja oma juhi peeglist, vasakust peeglist jälgin, kuidas käru jääb. Praegu on küllaltki hästi, sest vasakpoolsest peeglist on näha ka, et tegelikult on päris hästi. Rooli paremale, hakkame teda natukene määname murdma sinna laadimiskoha augu ette. Rooli tagasi, järgi keerame talle. Siis peab vaatama, et liiga palju üle ei keera. Natukene teeme paremale. Katsume teda paralleelseks sisse viia juba. Jälgime, kui oleme enam jäänud kõrval seisva autoga näiteks kohakuti. Jätame seisma. No. Nii, pargitud. Ja kui hakkame välja sõitma, jällegi peame jälgima seda, et ei hakkaks kohe keerama. Sõidame siit parkimiskohalt otse välja. Ja kui meil on vaja hakata vasakule välja keerama, siis hakkame natukene juba rooli hoidma vasakule. Jälgime nii-öelda vasak peeglist.